tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. Hei, siin krüptogaraaž ja Marta. Tähistame suurt võitu. 3. augustil üks Bitcoini poisikene ütles mulle, et aasta lõpuks on Bitcoin 200 tonni, mul on siseringi info ja saab pekilõug. Mine jalutama, on kasulikum kui rääkida juttu või lugeda teksti, mis ei oma mingit väärtust. Mina jäädes täiesti rahulikuks, tasakaalukaks, ütlesin talle, et ma võin su Bitcoini siseringile vaseliini tona teha. Ja niimoodi me siis natuke kemplesime siin need mõned kuud on ja mingitele videodele toppis ta veel mingit teksti alla, vahepeal õppis ta inglise keele ära, hakkas ingliskeelseid kommentaare tegema. Ma ei pööranud tähelepanu. Aga nagu ma olen, ei saa unustada, sest pole Alzheimerit ja ei saa andestada, sest pole Jeesus. Saabus siis 1. jaanuar. Täna on nüüd 2. jaanuar 2026 aasta. 1. jaanuar saabus, siis ma saatsin talle kirja, et muidugi hästi rahulikult, et pärakas. Kus su kuradi 200 tonni Bitcoin on? Et said kurat sumpasse niimoodi, et sul on see kuradi rosin on nüüd nagu Belarussi kuradi tagarehv. Kuradi Bitcoini kuradi lilla kirjutab mulle vastu, et hoia post kinni. Ma ei öelnud, mis aasta lõpuks. Ja vend on kustutanud nüüd kõik kommentaarid ära. Oi kurat, kui mõnus. Vaat sulle siseringi raisk. On kurat, sõõrik on ikka päris kuradi tuuba suurune. Kohe tuleb tähistada seda asja raisk, kuidas ikka vennad, kes sittagi ei jaga seal kuradi leelotavad oma kuradi homoerootilisi unenägusid. Oi, kui tore on see, kui nendel ikka see kuradi, asjad ei lähe, vaata. Tundub, et ema andis ka talle nagu vastu pead, et poiss, kurat, mis teed siin? Niukest sousti toodad, et kõik kurat kommentaarid kustuta ära. Et nii läinud ta ongi siis. Tundub, et ei olegi enam vastaseid mul Bitcoini tolade maailmas. On nad ennast ära tühistanud ilusti. Aga täna
on üks ainukene uudis, mis pole nagu, võib-olla esmapilgul ei ole ta midagi väärt, aga alustame selle uudisega, see on arvamuslugu. Pealkiri on tokeniseerimine on omandiõiguse renessanss. Artikli on siis kirjutanud Aaron Kvak, on paljudel institutsioonidel, on teinud siis igasuguseid erinevaid strateegiaid tokeniseerimise osas ja Kvak on Standard Charter on Ripple'i partner ja SEC Vendorsi poolt inkubeeritud tokeniseeritud idufirma Libera asutaja tegevjuht. Ühesõnaga tokeniseerimisega tegelev mees ei ole mingi kuradi Bitcoini tola, kes näpib seal kuradi teise venna pärakat ja siis arvab, et on tegija, vaid reaalne mees, kes tegeleb oma firmaga tokeniseerimisvaldkonnas. Ja loen teile seda artiklit nüüd ette ja mõtleme, mida kirjutati ja katsume jõuda nüüd järeldusele, mida öeldi. Alustame. Kas oleksid 300 aastat tagasi astunud Londoni või Amsterdami kohvikusse eesmärgiga kaasata kapitali, ette kujutanud, et võiksid ajada asja digitaalselt? Sel ajal vaatasid sa investorile silma, andsid talle käsitsi kirjutatud nõude, ehk siis selle võlakirja või lepingu, vastu said kulla või hõbedat. See paber oli sisuliselt esitaja vara, bearer asset, inimese keeles omandiõigustõend. Ringluses olev väärtusnõue, mida sai inimeselt inimesele edasi anda ilma panga vahenduseta. See on lähim ajalooline analoog stabiilsus rahale või tokeniseeritud varale. Digitaalne instrument, mis esindab väärtust, kuid eksisteerib väljaspool pangakontot. See oli tõhus, vahetu ja vaieldamatult kapitalismi puhtaim vorm. Lihtne, kuid suurel skaalal abras. Mida nüüd see esimene lõik ütleb? See on täpselt niimoodi nagu selline härrasmees läheb tütarlapse juurde, et selline mõnus, aus selline sissejuhatus, eelmäng mingile pointile, räägib, kuidas vanasti oli midagi, mis oli ka nagu sarnane praegu on ja kuidagi üritab sulle mingit asja siin nagu kätt püksi ajada. Turgude kasvades muutus see vahetus ohtlikuks. Ehk siis see, et andsid oma kulla, said paberi või andsid paberi, said kulla, ehk siis see asi. See oht ei olnud teoreetiline, raisk. Tegemist oli füüsilise logistikaga, süsteemse kokkuvarisemisega. No, mis siis juhtus, et süsteem kokku varises? Wall Streetil rööviti jooksjaid, jutumärkides, kes kandsid kotitäite kaupa, kaubelduvad väärtpabereid. Kontorid kaotasid arvepidamise, miljardite väärtuses arveldusse tehingud läksid kaduma. New Yorgi börs oli lõpuks sunnitud kolmapäeviti sulgema, et mahajäämusi likvideerida, ehk siis infopuudus. Vaata see, et kotipoistelt varastati need aktsiate paberid ära, tõendid ära, on ju. Nüüd on juba teine lõik. Teine lõik viitab sellele, et oi, kui jube oli meil ikka vanasti see asi. Et see vanasti oli see asi ikka väga juba. Viimase sajandi jooksul ja eriti pärast 1929., 1997. ja 2008. aasta kriiside armeed ehitasime vajalikud kindlustused. Ossoo! Esimesed 2 lõiku on sellised, et jube asi oli, samas oli modernne, aga ohtlik, aga kasulik ja nagu tänapäeval, aga ta oli vanas tehnoloogias.
siin ma ütlen juba, ma pole seda artiklit lõpuni lugenud, aga ma ütlen siin juba selle 3 lõigu põhjal, et suured muutused on tulemas. Sellepärast, et ma sain selle artikli kätte veebilehelt, mis nõuab iga artikli eest, et sa oleksid see tasuline klient. Kõik artiklid on register, pay some money, to see more, ehk siis rohkem näha, et pead olema registreeritud, maksev klient, et näha rohkem, on seal veebilehel kõik artiklid ja nüüd oli see artikkel avatud täies pikkuses, täna välja tulnud, täiesti tasuta, kõigile loetav, siis ma tahan öelda, et see artikkel viitab nüüd sellele, et mingi suur asi on tulemas. Ja selle artikkel nüüd nagu sillutab teed, siis pealkiri on, et tokeniseerimine on omandiõiguse renessanss. Ja ma pakungi seda, et see artikkel läheb nüüd ilusti edasi sellega, kuidas tokeniseerimine on tulemas. Et sa pead leppima sellega ja seda, valmistuma. Nii. Ehitasime vajalikud kindlustused. Süsteem kihistati haldurite, kesksete väärtpaberite depoode ja ülekandeagentidega. Kriis lahendati investori ja vara teineteisest eemaldamisega. Viimased 50 aastat ei ole sa enam otseselt oma aktsiaid omanud. Sa oled omanud nõuet panga vastu, mis omab nõuet depoo vastu, kus asub siis tõeline aktsia. No su enda turvalisuse huvides on ja vaadake, kallid inimesed, mida rohkem te olete türapead kõige naturaalsemas mahlas, seda rohkem ülevalt poolt teil sitta keeratakse. Toon teile elust enesest ühe ilusa näite. Elan kooli kõrval, aga see on maakoht, maakool. Koolil on väikene parklakene, kus siis öösel 2:30 ajal mingid vennad oma kuradi katkise sumpaga leiavad, et on äge kurat driftida talvel. Käib seal kuradi, lasevad seal kuradi lumes ringi, mõnikord käib pauk kah, siis on jälle kuskil kuradi stopp-märgi puruks sõitnud või kuradi anna teed märgi . Et täiesti kuradi nahaalne käitumine ja pole veel oma küla poisid ka, et naaberkülast . Aga mis on tulemus nüüd sellele või mis võib olla tulemus? Pannakse näiteks kaamerad ülesse ja siis on terves külas probleem, et me oleme jälgimisühiskonnas. Ja selle küla rahvas pole ise süüdigi. Naaberküla kuradi pihkarid lasevad kuradi kooli parklas ketsi vaata. Koolis mingi mõttetu luuser võib-olla pidi kuradi pasast peldiku potti lakkuma . Nüüd sai omale juhiload kätte ja arvab, et on kuradi tegija vend . Tulen kooli parklasse, lasen ketsi. Täitsa putsis, mis kuradi taandarenguga peab olema tegu . Kooli parklasse tuled . Küla keskel . Ühel pool on kurat kultuurimaja, siis on veel Kaitseliidu hoonega. Vend laseb seal kuradi ketsi, nii et vähe ei ole seal koolimaja, kultuurimaja ja Kaitseliidu maja vahel . Türa on ikka eriline aferist pead sa olema. Ma ei tea, kuradi taunidega olümpial saad ka kuradi teise koha, sest sa oled nii taun, vaata . Ja siis lõpptulemusena ongi, pannakse kaamerad ülesse, sest ega politsei ei jõua jälgida neid asju . Eelmine talv oli, sõitis kuradi, ma ei tea, kas sama vend, aga võib-olla teine kuradi loom sõitis seal liiklusmärgid puruks öösel, kes ilge pauk raisk, ma lõin silmaluugid lahti, mis nüüd juhtus. Mingi 100 meetrit olen koolimajast . Läksin kuradi, lonkisin sinna, siis vaatan kuradi liiklusmärgid sodiks . Samamoodi on see ju minu kui maksumaksja raha . Mul siin väikene kuradi töökojakene makse maksad, siin maksud lähevad ju kõik ju kohalikule omavalitsusele, et lappida siis mingite kuradi Kabi Antonite kuradi vallatlemisi . Kuna politsei ei jõua jälgida seda asja, pannaksegi kaamerad üles, siis ongi ebamugav või selline
tunned, et nagu sind pilastatakse, keegi jälgib kogu aeg, noh. Aga see, vaata, see ei ole nüüd konkreetselt sellesama siis noh, heatahtlike inimeste süü, on ju. Ja see ei ole ka ülevalt poolt nende nii-öelda valitsejate või kuradi asevalitsejate süü, vaata, on ju, noh. Kui me ise oleme niisugused kuradi türad, et ei oska kuradi siin inimühiskonnas käituda, vaata, see ongi vaja kuradi neid loomi, vaata, talitseda, on ju. Aga nagu kuradi seal piiblios on kirjas, piibel ei ole paha raamat, piibel, no eestlane jälle ei ole viitsinud õppida asju, et piibel on kreekakeelne sõna, piibel tähendab raamat. Noh, me arvame, et mingi usuraamat, aga tegelikult on piibel on iidsete sündmuste kuradi kogumik, on ju. Noh, said jälle targemaks mu kanalil, on ju. Et nagu piibliski on kirjas, et õiged saavad räpastega koos nuheldud ja nii lähebki lihtsalt ja siin on see tokeniseerimise näide ja see, kuidas need varasid sai oma, on see, et lihtsalt tuleb võtta kaitsemehhanismid kasutusele ja inimesed hääletavad ka nende poolt, sellepärast, et meil on kuradi sellised marutõbised loomad, vaata, ühiskonnas, kes ei ole suutelised siin ühiskonnas, vaata, eksisteerima ilma siis endale ja teistele vaevaks olemata, on ju. Nad peavad midagi tegema, vaata, noh, et olla mingi ägedad, on ju, või kuradi siis noh, pildis, on ju, või tunda, et nad on ka nüüd nagu mehed, on ju, noh. Et siin ongi lihtne näide, tokeniseerimine, praegune artikkel juhatab samm-sammult edasi, ma arvan, et noh, siin järgmised lõigud tulevadki ilmselt tokeniseerimise kohta selles artiklis, et siin järk-järgult räägimegi seda, kuidas kõik algas 300 aastat tagasi, kõik oli ilus, selline andsin kulla hõbeda, siis tulid pahad röövlid, on ju, noh, siis oli vaja nende röövlite vastu hakata tegutsema, on ju, noh. Nii ta on, jäin jälle jaurama, lähme edasi. Täna müüakse moesõna tokeniseerimine sageli kui futuristlikku revolutsiooni. Ehk siis ta tahab öelda nüüd selle lausega, et see ei ole futuristlik revolutsioon, et see tokeniseerimine on juba nagu olnud, vaata. Et me läksime siis kulla, hõbeda ja võlanõude vahelt läksime siis vahendajate kaitsele üle. Tegelikult seda ei ole. Tokeniseerimine on arhitektuurne arheoloogia. See on tagasipöördumine varajaste kohvikute otsese omandi ja ülekantava väärtuse juurde. Ehk siis varajaste kohvikute otsese omandi. Siin artikkel algaski seda, et kui lähed kuskil baari või kohvikusse, on ju, noh, ja seal teed diili, on ju. Et oledki, kõik on tagasiminek nagu see aega. Ülekantavuse juurde. Kuid ajakohastatuna viimase aja regulatiivsete kaitsemehhanismidega. Ehk siis tahaks nagu öelda, et artikkel viitaks sellele, et oled rohkem nagu inimeste juurde tagasi minek, et äkki mõni vahemees jääb vahelt ära, võib olla. Miks ma ütlesin, mõni vahemees võib ära jääda, on see, et kui ta ütleb siin artiklis, et viimase aja kaitsemehhanismid ja on siis arhitektuurne arheoloogia, on ju, need sõnad. Et see on tagasipöördumine varajaste kohvikute otsese omandi ja ülekantavuse juurde. Et no näiteks Ameerikas on ka Coinbase öelnud maha ju, et ei saa ikkagi, noh, me ei ole businessis, vaata, kui kuradi intressitulu ei maksa, vaata, nende stabiilmüntide omanikule. Et see artikkel, vaatab, mis edasi tuleb. Kui eemaldada tehniline sargoon on siis erialane keel. Näeme tegelikult ratsionaalse tegutseja tagasitulekut, kes soovib oma nõuet enda käes või rahakotis, mitte 3 kihi sügavusel halduri pearaamatus ja näed, tuligi ära. Kui eemaldada tehniline sargoon, erialane keel, näeme tegelikult ratsionaalse tegutseja tagasitulekut, kes soovib oma nõuet ehk siis seda omandiõigust hoida enda käes või rahakotis, mitte 3 kihi sügavusel halduri pearaamatus. See artikkel ütleb nüüd ilusti ära seda, et huvitavaks kisub, sellepärast, et praegusel hetkel see artikkel promob seda, et nagu sina saaksid oma omandiõigused kõik lõpuks tagasi.
aga pangad ja investeerimisasutused on näiteks Ameerikas ikka sarvede ja sõrgadega selle vastu vaata, et nemad peavad kontrollima kõike. Aga lähme edasi. Traditsioonilised pankurid ütlevad, et tokeniseeritud riigi võlakirjad on loodud pensionifondidele või võlahalduritele moderniseerimise või operatiivsuse tõhususe eesmärgil. See on lahendus probleemile, mida rahahalduritel tegelikult ei ole. Meie andmed räägivad hoopis teistsugust lugu. Libera tehnoloogia abil tokeniseeritud 1 miljardi väärtuses reguleeritud varadest müüdi üle 80% Web3 põliselanikele. See paljastab tööstuse narratiivides fundamentaalse vastuolu. Me müüme lepinguid, mida ostetakse suveräänselt. Suveräänne. No ega eestlased ei tea, mida see suveräänne tähendab. Suveräänne tähendab seda, et sa oled ise otsustav, ise majandav, sa oled identiteet või eksistents, kellega tuleb arvestada, kellele ei saa siis neid oma pahesid ja õigusi ja igasuguseid asju vaata peale sundida. Et suveräänne on see riik, kellega räägitakse kui subjektiga, mitte kui objektiga. Objektiga võid teha mida tahes, aga subjekt on isiksus omaette. Ehk siis suveräänne on selline, suveräänseks võime saada ja see on probleem. Läheme edasi. Need ostjad ei otsi plokiahelas trade fee kogemust ehk siis traditional finance kogemust. Nad on krüptopõhilised likviidsusbasseinid, kellel puudub igasugune huvi raha pangandussüsteemi tagasi viia. Nad soovivad luua riskivaba tootluse omaenda ökosüsteemis, nõudes sama otsest omandit ja ülekantavust, mis iseloomustab kapitali turge 2 sajandit tagasi. Ühesõnaga on olemas vennad, kes tahavad ikkagi selle krüptograafia ajastus saavutada suveräänsuse. No võtame selle unistuse peale. Võimalik, et juhtub. Aga ma olen skeptiline, nii kaua kui pole juhtunud. See statistika on suitsupüstol, mis peaks suunama iga institutsionaalse strateegia kujundamist. Kiirus on funktsioon, mitte luksus. Skeptikud ütlevad sageli, kas operatiivne alfa eeskätt T+0 kohene arveldus pole ülehinnatud. Ehk siis vanasti aktsiad liikusid mingi T+5 ehk kui täna ostsid aktsia, siis oli tehingupäev +5 päeva läks aega ennem kui omandiõigused üle kanti, et sina oled omanik. Nagu kes see viitsib oodata niimoodi, halloo. Ma täna ostan, kuradi järgmine nädal saan teada alles, et kas ma olen omanik või ei ole. Vahepeal kurat lähevad asjad kaduma ka veel või ei tööta nii asi. Nii T+0 kohene arveldus pole üle hinnatud. Kui domineeriv käitumine on osta ja hoia, kas siis on vahet, kas tehing arveldub kohe või 2 päeva pärast. Vanas maailmas oli T+2 tüütu, veebmajanduses on T+0 elementaarne miinimum, ehk siis samal päeval kantakse kõik andmed üle, et sina oled omanik, vana omaniku õigused tühistatakse ja nii edasi. Digitaalse põlvkonna jaoks on vara ühteaegu väärtuse hoidja ja rangelt funktsionaalne tagatis. Turg näib täna varasid lihtsalt hoidvat, vaid seetõttu, et taristu on alles lapse kingades. Kui finantsvarad muutuvad täielikult kombineeritavaks, muutub kiirus ja automaatne teostus hädavajalikuks. T+0 ei ole edvistamiseks mõeldud luksusfunktsioon. See on miinimumnõue, et naasta esitaja varade juurde ehk siis omandiõiguse varade juurde, mida saab hetkega üle anda marginaalse kõne täitmiseks või laenu tagamiseks, laenu tagatiseks. Et siin nüüd see artikli lõik räägib seda, et laenud, asjad, tagatised, need tokeniseeritud maailmas
töötavad kohe ja peavad töötama kohe, sest inimesed tahavad kohest asja. Mitte see, et sul mingi kuradi dokument huiab, ma ei tea kus. Ei, need asjad peavad olema kohesed, sest vanasti oli nii. Võib-olla suurim arvamus institutsionaalsete hiiglaste poolt on nende turule tuleku strateegia. Pangad ehitavad praegu sildu, et vedada traditsioonilisi investoreid plokiahelasse. Kas see on katse müüa lahendust probleemile, mida ei eksisteeri? Ehk siis pangad üritavad meelitada traditsioonilisi investoreid kuidagi plokiahelasse, on ju. Nii, aga millega nad meelitavad siis? ETF-id lahendavad krüptole ligipääsu traditsiooniliste portfellide jaoks juba niigi. Tegelik voog, see, mis loeb, on ahela sisene kapital, mis otsib ahela välist tootlust. Intressitulu otsib ahela sisene kapital. Kui ma annan sulle pappi, ma pean saama tootlust. Tokeniseerimine ei ole traditsioonilise finantsi klientidele teavituskampaania. See on jaotuskanal ahela sisese likviidsusele. Strateegia peab pöörduma vastupidiseks. Me ei pea veenma pensionifondi privaatvõtit haldama. Me peame tootma reguleeritud tooteid sinna, kus miljardid plokiahelas juba seisavad, kasutamata tootlust, kus miljardid dollarid seisavad ahelas juba kasutamata ja janunevad tootluse tootmise järele. Iroonilisel kombel õpivad need samad pensionifondid privaatmõõtmeid kasutama alles siis, kui miljonid inimesed hoiavad reguleeritud varasid ahelas ja fondid soovivad nendega otse kaubelda. Ehk siis vaata, nende ETF-idega ongi nüüd selline asi, et üsna pask, kuna ETF on, tähendab seda, et fond on omanik sellele asjale. Vaata, kui sina ostad ETF-i, Exchange Tradable Fund, siis fondi asutaja omanik peab ostma neid varasid, on ju. Põhimõtteliselt on siis ETF, no ütleme otse välja, ETF on reaalvara või reaalaktsia, reaalkrüpto, reaalkulla, hale kuradi paberi peal koopia, on ju. No see on minu arvamus ja ma ei viitsi nagu vaielda ka sellega, kes arvavad, et on targemad. See on paberi peal koopia, sellepärast, et no mine katsu sealt fondist siis võtta see kuradi kullakang välja, ega ei võta küll, on ju, noh. Ise saad kangiga vastu kukalt, vaata. Need kurat, kui sa ikka peos ei hoia aina neid asju, siis või ei ole sul nagu lepinguid taga, mis tõestavad, et sina oled nagu omand, on ju. Ma lugesin nagu artiklit selle üle, et igasugused need kulla ja hõbeda ETF-id, et nendega on niimoodi, et kui nende investorid ja ETF-i siis looja firma peaksid minema tülli, siis ainukene, kes võidab selle vahel, on advokaadid. Vot. Ja seal oli ilusti ära öeldud seda, et kuigi ideeliselt peaks olema jah, et fondil need kullad olemas, on ju, aga kuna nad võivad laenata, on ju, saavad võimendusega neid laenu, on ju, ehk siis ja on veel olemas selline asi nagu fraktaalne kuradi see laenu asi, et sul peab 10% ainult tagatiseks olema, ehk siis ETF võib võtta kuradi kulda hõbedat laenuks mingist pangast, kellel polegi seda reaalselt olemas, võtad 100 tonni siis kuradi kulda, aga tegelikult on ainult 10 paberi peal olemas nagu üldse laos, on ju, noh. Aga paberi peal pannakse, et on 100, noh, see on niuke kuradi pudru ja kapsad, et vähe ei ole, vaata see finants kuradi maailm, on ju, nii. Ja nüüd ongi kuradi probleem on selline, et need kuradi vanakesed investorid, vanakesed need kuradi ETF-i vennad, vanakesed need igasugused kuradi suured rasvased onud, vaata. Need nüüd üritavad siis seda ETF-idega seda kuradi krüptomaailma nii-öelda nagu enda alla vaata võtta, on ju. Noh, aga see asi ei ole enam see, sellepärast, et me liigume ja rahvas tahab sinna poole minna, kus on reaalvarade vaata see omandiõigus vaata, et ma olen omanik, ma olen peremees. Vaata see, mida eestlane ei tunne, et ta on peremees. Vaata, kui iga vend nagu mina istuks oma kuradi talulapi peal vaata, siis pooled asjad, mis pähe määritakse,
ei läheks läbi, vaata, noh, sest kui sa oled peremees, siis iga asi käib sulle vastu kõrvu, vaata, mida seal üleval pool mäe otsas, vaata, tehakse, on ju, mõistad? Aga kui sa oled kuradi rentnik, küürnik, vaata, on ju, sa ei oma mitte midagi, on ju, siis sul ongi see, täna kusen siin, homme situn seal, vaata, noh. Aga kurat, minul ei ole seda, mina kusen ja situn ainult ühte kohta, vaata. Ja kuradi kapsapõeld on ka ühes kohas, vaata, noh. Ja kui ikkagi mingi kuradi tola tuleb mulle ütlema, et kuule, kas sul kompostihunnik ikka on kuradi puukasti sisse pandud, siis ikka tekib küll nagu selline tunne, kes sa kuradi ampaal oled, noh, või vaata. Aga kui sa oled see kuradi rentnik, küürnik, vaata, on ju, noh. Sa ei ole omanik, sul polegi omaniku tundeid, vaata, noh. Sa maksadki iga kuu oma selle kuradi nii-öelda ööbimiskoha kuradi maksu ära ja ongi kõik, vaata, no homme magan seal, vaata, kui tänane koht ei meeldi, on ju, noh, aga see on juba mentaliteediks läinud, vaata, et mul ei ole midagi, on ju, siis ei ole vaja millegipärast karta ka, vaata, noh. ja noh, ega sellepärast ongi vaja ju siin igasugustelt mutikestelt ja kuradi vanaemadelt, vanaisadelt ju need põllud, metsad ja kuradi kõik on vaja ju kätte saada, on ju, ja talukohad on vaja maha müüa, puruks kiskuda selleks, et ei oleks peremehi, kes ütleks ei. Vaata, peremees hakkab ütlema ei, see on vaata minu maalapp, mina valitsen siin. Ja vaata, sina kuradi konn sealt mäe otsast, mine hüppa sinna tagasi, võid ka perse hüpata, vaata, noh. Vaata, see on peremehe mentaliteet, vaata. Et mingi kuradi tont ei tule mulle ütlema, kuidas mina valitsen oma kuradi seda väikest kuradi vürstiriiki, vaata. Sellepärast ongi vaja nende vanaisade, vanaemade kuradi põllud nende ja kuradi metsad kätte saada, need maha kistuda, puruks kuradi lüüa, laiali lüüa, vaata, et meil ei oleks peremehi. Noh. Vaata, kui sul on ikkagi midagi, mida sa valitsed, kui sa näiteks käid iga kevade, võtad õunapuu okstelt need oksad ära, vaatad, kuidas suunda see valgus nüüd tuleb, kujundad seda õunapuud, on ju, sul on mingi 5 või 10 aastat on sul selle ühe puuga ette planeeritud peremehe mõtted, kuidas see puu peab kasvama, sa valitsed seda, vaata, on ju, noh, või teed kurat näiteks seal kasvuhoonet, on ju, nii, nüüd siin 7 aastaks on siin kohas see kasvuhoone, vaata, noh, sul on püsivad sidemed selle kohaga, kui sa oled peremees, sest sa hommikust õhtuni käid ja valitsed seal, vaata, noh. Aga vaata seal kuradi rentnikud, vaata, need korteri inimesed, noh, mul on kahju, kui sa oled korteri inimene, noh, jah, pole midagi teha, on ju, noh, aga vähemalt loo endal peremehe mentaliteet peas, vaata, ja näe see asi läbi, vaata. On vaja lihtsalt ära kuradi kiskuda puruks need peremehed, vaata, sest see on see kuradi tuumik, vaata, kes ei lase kuradi jamadel juhtuda, vaata. Vot, aga vaatame, kas artikkel veel midagi ütleb. Nii, miljonid inimesed hoiavad reguleeritud varasid ahelas ja fondid soovivad nendega otse kaubelda. Nii, vastupidi, see on selle kinnitus. Vabandust. Kas veeb 3 kapitali tulu stabiilsesse ja igavesse riigi võlakirja on märk sellest, et krüptounelm on läbi. Vastupidi, see on alles kinnitus. See on kindlasti karune spekulatiivne tokenite jaoks, kuid see on äärmiselt pulline plokiahela kui finantstaristu jaoks. Kui kasutajad vahetavad volatiilseid tokeneid tokeniseeritud riigivõlakirjafondide vastu, otsustavad nad hoida oma varandust uutel plokiahela rööbastel, lükates tagasi traditsioonilise pangandussüsteemi hõõrumise, isegi siis, kui nad ostavad maailma kõige traditsioonilisemat vara. Me ehitame taristut, mis eemaldab väravavalvurid täielikult. Me pöördume tagasi käsitsi kirjutatud nõude vahetuse juurde, mida toidab kaasaegne tehnoloogia ja kujundavad viimase sajandi regulatiivsed õppetundid. See ei ole murd finantsajaloost, see on järgmine integratsioon. Ja nüüd lugu ongi selles, et nagu te näete, siis mingi 30 minutit ja rohkemgi võib jaurata ühe päris tõsise artikli üle. Ja selle artikli tuumik on see, et peremees pead sa olema ja sa pead olema oma varade peremees.
ja inimesed tahavad olla oma varade otsesed peremehed ja selle tõttu pakub siis tokeniseerimine seda lahendust, et oled peremees. Ehk siis tokeniseerimine teeb su peremeheks tagasi, mitte sa ei ole rentnik, vaata. Nagu praegu oled, et tegelikult on niimoodi, et igasugused aktsiad, kui sa ostad, siis sa oled rentnik, on ju. Kui tahad neid sertifikaate kätte saada, siis pead saadma palvekirjad. Hea kallis börs, saada mulle need paberid, et ma olen ikka omanik, on ju, noh. Türa, sa ostad aktsiat ja pead kerjama veel seda, et saad omanditõendi ka, vaata, noh. Sest muidu sa ei ole, vaata. Börs võib minna pankrotti, läheb su kuradi aktsiatega nahhu, vaata. Tegelikult see nii on, mida paljud ei tea. Et sinu enda käes peab olema need omanditõendid, et vaat mina see ja see olen ametlik omanik, vaata, noh. Et see sinnamaani on nüüd see asi läinud, et ega inimesed ei mõista ja ei tea, mis toimub, aga noh. Siin üks kuradi suur sogane vend garaažis natukene laseb kuradi oma tehtud virret ja soiub midagi, et võib-olla noh, mõjub teile kuskile või on midagi asjalikku ka, et noh, egas midagi. Tšau, pakaa, näeme garaažis.